Röövpüük on Eestis väga suur probleem tegelikult. Meil jõgedel ja ka meres käib vilgas tegevus. Röövpüüdjad siis püüavad ebaseaduslike nakkevõrkudega ja ka muude meetoditega kalu. Nii jõgedes, järvedes kui ka meres. Püütakse kõiki kalu, et kõik, mis on saada, neid kõiki püütakse, seal hulgas ka vähki. Me oleme ise liigitanud selle röövpüügi täpselt niimoodi, et on niisugune tavakodanik, kes käib, võtab 1-2 kala ja tema jaoks on see täiesti normaalne. Ja siis on ka nii-öelda grupiviisiline, mida teostavad siis tõesti hulk inimesi korraga. Seal turustatakse seda müügiks neid kalu ja seal sees ka olevad kalamarja, et mis on eriti väärtuslik. Röövpüük toimub tegelikult igal pool. Ei saa mitte ühtegi kohta välistada, kus seda ei toimu, et tegelikult ma võin julgelt öelda igal jõel, mis voolab kuskil, kus on kalad sees. Ma olen isiklikult näinud videoid, kuidas röövpüüki tehakse väga brutaalsel ja väga loodust kahjustaval moel, näiteks elektripüügiga. Elektriaparaadiga antakse mingi kogus voolu jõkke ja kalad lihtsalt saavad seal nii-öelda elektrilöögi ja siis tulevad vee peale, mille peale siis kahvadega korjatakse need kalad kõik kokku ja lähevad siis otse kas või külmutuskambrisse ja pärast turustatakse need mustal turul maha. Eesti Kalastajate Seltsi vabatahtlikus kalakaitses on liikmeid üle 400. Väga aktiivseid liikmeid on circa 100, kes on iga aasta meil lõhejõgedel väljas. Veel väiksem osa, circa 20 inimest teevad siis igapäevaselt tööd üle Eesti meil. Vabatahtlikud kalakaitsjad siis patrullivad jõgede ääres, jalutavad, patrullivad, kuidas keegi heaks näeb, et meil on täiesti tavalisi inimesi, kes tulevad koeraga jalutama ja juba see on juba hea ennetus, sest et inimesed näevad, mida rohkem on liikumist, seda vähem ka tehakse kuritegelikke tegusid. Meie paljud liikmed on ise ka kalamehed ja nad teavad, et meie kalavarude seisund on üsna halb, et midagi ära teha selleks, et nad ise saaks rohkem kala püüda ja et nende lapsed ka saaks tulevikus rohkem kala, siis nad tulevadki ja liituvad meiega. Me oleme Pirita jõe ääres, minu selja taga on siis Lükate sild. Me oleme Tallinna linnas avalikus kohas, suusarajad, terviserajad ja siin ei ole vahet, kas on öö või on päev, et lõhelist hooajal toimus siinsamas meie selja taga mitmeid kordi röövpüüki, mis siis jäid meie vabatahtlikele silma. Siin antud silla all siis oli meil päris mitmeid olukordi, kus vabatahtlikutele jäid vahele röövpüüdjad. Erinevad inimesed siis, näiteks tuli üks vanem härra õhtusel tipptunni ajal lausa nakkevõrkudega ja pani siia 2 nakkevõrku sisse ja tänu meie vabatahtlikutele see härra sai politsei piirivalve ameti poolt kinni peetud siin samas üleval, kuhu ta siis pärast seda ära jooksis, kui ta oli vabatahtlikele vahele jäänud. Üks huvitav juhtum oli meil siit nüüd ülesvoolu. Öösel siis koos Keskkonnaametiga tabasime 2 noormeest, kuna tegelikult oli inimesi 3 kokku, üks sai jooksu ja millega siis noormehed tegelesid, nad allveekalastasid. Nad olid ka lipsades ja siis harpuunpüssidega käisid jões kalu püüdmas öösel. Nad olid 3, aga seal oli igalühel ära jaotatud oma töö, et üks püüdis, üks seal oli vahevalvur ja teine oli päris auto ääres valvur ja siis raadiosaatjatega anti siis infot, kuidas olukord on, kas õhk on puhas ja samas olid neil ka öövaatlusseadmed või seade, millega siis nad pimedas said jälgida ümbrust. Nii, meil on käes või nüüd täpselt seljas on meil vest, kus meil on kõik metsas vajalikud asjad liikumiseks nii öises metsas kui ka päevasel ajal. Et
meil on siin raadiosaatjad, millega me siis sidet hoiame teineteisega. Rinnakaamera meie enda sõnade ja kaitseks ja samas tõendite kogumiseks Keskkonnaameti jaoks. Enesekaitseks on gaas, tihtipeale kasutame kurjade koerte jaoks hoopis seda. Siis on meil öövaatlusseadmed, et me pimedas näeksime ja samas pimedas liikuda saaksime. Ja teine asi on meil siis, meil on termokaamerad, et me suudaksime pimedas tuvastada siis inimesi. Ja taskuamp ja väike meditsiinipaki hoiame ka kaasas. Ei tea kunagi, mis võib juhtuda metsas. Tihtipeale on kalastuskohad, kus käiakse kala püüdmas ja ka rööpüüki tegemas, on väga raskesti ligipääsetavad kohad ja samas jõgede suudmes kasutame ka võrkude tuvastamiseks, kas nad on keelupüügi tsoonist sees või väljas drooni, siis see on meil väga suureks abiks. Ma olen 8 aastat tegelenud vabatahtliku kalakaitsega. See on üks asi, mida ma saan midagi tagasi anda loodusele. Et meie jalajälg on üsna suur. Kui me anname natukenegi tagasi, siis sellest on suur abi ja samas ta on väga põnev. Et üks asi on see, et sa saad looduses kõndida juba, jalutada. Sa näed palju ja saad vaimset tervist tervendada sellega. Teine asi on see, et me anname midagi tagasi loodusele.